hommikust ja ilusat vlogi algust teile. Täna on kolmapäev. Loto kolmapäev. Kui te küsite, mis mul siin on, siis mu nahk on natuke marras küll. See veel paraneb. Kui te küsite, mis ma tegin, siis I popped a pimple. Ja läks lappe. Muideks, ma pole vloginud 4 päeva. See on nii veider. Nagu ma viimati vlogisin reedel, siis laupäev, pühapäev, teisipäev ma vloginud, sest et midagi polnud näidata. Ja ma tegelikult ei pidanud ka täna vlogi alustama. Mul jõudis Shane'i pakk kohale ja ma tahtsin hauli teha. Nii et seega täna me alustame vlogi. Mis on mul täna plaanis? Esimese asjana ma lähen käin Kristiinest läbi. Ma võtan paar asja Free Flow'sse, mingid korvid, sagid. Siis ma lähen Free Flow'sse. Mul on seal venitustund. Siis ma natuke toimetan seal. Ja siis ma lähen näohooldusesse. Ma loodan, et see kuidagi ei sega. Ja siis ma tulen koju. Ja siis ma teen teile hauli. Ma jõudsin koju ja ma olen terve päeva oodanud seda, et ma saaksin selle Shane'i pakkuda. Nii exciting! Ma pole ammu teinud sellist tellimust ja ma tellin lihtsalt asju endale. Et ei ole mingi eesmärgiga nagu, tegelikult oli eesmärk. Mul ikkagi oli vaja pulmadeks ja photoshoot'iks otsida uus outfit, nii et pääsebka. Hakkame aga pihta. Otsisin nii palju kleite välja ja mulle ükski ei sobinud, ei meeldinud. Ja siis ma mõtlesin, et ma lähen kindla peale välja. Ma tean, et see sobib mulle tõenäoliselt. Ta on väga sarnane sellele, mis mul on see juba siin ka roosakas, millega ma olen kunagi photoshoot'i teinud. Selline kleit. Ja siis ma mõtlesin selle panna pulma. Nüüd ainuke asi, mis ongi see nekkene. Me peame vaatama, kuidas see mulle istub päriselt. Ja, võt. Ütleme nii, see kleidil on väga naljakas lõige. Ta on kuidagi nagu tagant läheb siit niimoodi. Et nagu, ma ei tea, kuidagi naljakas lõige. Ja siit ülevalt on ka natuke nagu suur ikkagi. Ma mõtlen, mis ma sellega teha saaks. Äkki ma saan selle kuidagi ikkagi lasta natukenegi parajaks. Tegelikult on paras mulle lihtsalt. Siin on mingid kotisosad, mis võib-olla ei ole nii atraktiivsed. No, sellest ma panen ta pulma. Ta on ilus. Aga lihtsalt ta on nii ebamugav. Nagu, kes see teeb niimoodi, et sul on tagant läheb niimoodi. Nagu niimoodi. Ja oleks nagu kuidagi nagu küljega võtta. Makes more sense. Ma ei tea. Ühesõnaga. Siis on niuke väga klassi kleit. Selline. Ja siis siin on selline see valge nagu ülaosa. Ühesõnaga, see tundus väga sophisticated. Ja. Kuulge, mulle väga meeldib see kleit. Ta on väga niuke sophisticated, aga see on girly, aga see on selline njau. Ja ma kujutan, et mustad saapad siia alla. Oh my god, what a fit. Nii, siis me ei saa üle ümber retuusidest. Ma terve talve aja olen käinud põhimõtteliselt retuusidega. Sest nagu talvejope alla, sa ei saa panna dresse, see näeb kole välja. Vahepeal ma olen seda ignoreerinud. Aga tundsin, et kuna mul on 2 paari retuuse, et siis ma tahan juurde need osta, et ma ei peaks ütleda samadega käima. Need ühed mul hakkavad juba ära kuluma sellest iga päev käimisest. Ja ma ostsin samad, mis mul ennemgi. Sest need on tõesti nii head, et nad on võib-olla ei, need on samad. Shane'is selline kategooria nagu glow mode. Nii paljud küsisid mult kunagi, kui ma tellisin need. Ja oh my god, see materjal on lihtsalt imeline. Sellised mustad retuusid. No ega ma juba teadsin, et need retuusid istuvad mulle väga hästi. Soovitan reaalselt. Ma tellisin 2 paari jalanuusi endale. Ühed on siis pumpsid. Kuna Hiisi stiil on läinud üle natukene ka selleks, et tantsitakse selliste kingadega. Ja ma olen seda kuidagi kogu aeg ignoreerinud ja olen mingi ei, mina ei hakka, sest see tundub hirmus ja ohtlik, siis nüüd on aeg. Ja kuna kõik juba tantsivad nendega, siis mõtlesin, ma ei saa alla jääda. Tahan neid kohe proovida. Väga loodan, et need on mulle parajad. Perfektne. Et kuna neil ei ole toetust nagu ees, siis ma lihtsalt kardan sellist jalamudega tantsida. Aga, oh my god! Miks need nii mugavad on? What the heck? Excuse me? Miks need nii ilusad on? Jaa, mul on nii flex leg, I know.
Need on nii sophisticated, sorry. Ma liiga palju pööran, siis mul tuleb jalg välja. Aga need on väga ilusad ja nendega saab väga ilusti. No muidugi jah, kui ma tahan pointida, siis ma tahab jalg välja tulla, see vist on normaalne. Ühesõnaga, need on nii klassid. Oh my god, exciting! Ja nii mugavad. Ma ei oleks mitte kunagi arvanud seda, et need mugavad on. Mitte kunagi. Võtame siis ette ka teised jalanad. Ma olen sellised saapaid. Tahtnud forever. Ja me olen neid õigeid leidnud Eestist. Ja ma olen kaks seda edasi lükanud nagu Sheinist ostmisega, sest ma olen mingi, neid pole vaja. Ja ma tunnen, et neid on vaja. Tervist saapad endale. Jep, ma olen leidnud seda teed pidi, et need terava pointi touga kingad on minu uus obsessioon. Sellised. Ja see konts ei ole mitte peenike, vaid ta on nagu selline. Kõrvalt vaates võib-olla ta tundub nagu tikk, aga tegelikult on bitch, psych. See on nagu väike surprise, et sa arvad, et ma olen tikk konsaga või? Nali naljaks, ei ole bitch. Oh my god, need tunduvad nii ägedad. Palun ütle, et need istuvad mul hästi. Ma ainuke hirm oli lihtsalt see, et nad on suured mulle nagu ümbert. Ja siis nad ei hoia nagu ümber, vaid nad on nagu sellised nagu laiad. Ma tahaks, nad oleks nagu ümber. Nad ei ole ikkagi nii ümber, nagu ma tahaks, või nad praegu mulle tundub. Ma tahaks, et nad oleks nagu... Nad on natuke võib-olla... Aga samas nad pidid olema vist sellised. Ja, tegelikult on kõik õige. Nad ei peakski olema ümber, nad on natuke nagu lahtised. Kohe näitan teile. So these are my boots. Okei, nad näevad bänger välja. Nagu, why am I delivering this, okay? Siis ma tellisin endale uued dressid. Mu hallid dressid hakkavad juba vaikselt pensionile minema. Ja tegelikult mul on kodus mingi 3 paari neid, aga need ei ole ükski selline nagu tantsitav hallid dress tähendab. Nii, et pean proovima. Ja ma tahtsin seekord sellised hästi laiasi, et nagu ekstra nükke juicy oleks. Nii, et vaatame. Nii, need püksid annavad mulle veits sellist, et ma olen kodus dressides. Et kas ma läheks nendega trenni, ma pean natuke mõtlema. Kuigi sellega see asi potsid on suht õukesed. Veits on autud ju pükste vibe'i, aga ma ei tea, ma pean kodus proovima, mis see vibe on. Nagu nendega väga mõnus tantsida, ma kujutan ette. Siis ma tellisin sellise body, täiesti tavalise, aga selline open back. Ühesõnaga ma mõtlesin, et mul võiks rohkem selliseid tavalisi asju olla rohkem. Ja kuna ma siin nüüd, mul on mu kapist ütleb nii kõrini ja ma olen väga palju asju ära andnud ja väga palju asju annan veel ära, siis mul on aeg natuke nagu värskendust teha, nii et selliseid asju peaks mu kapis ja võiks olla rohkem. Ja, oh my god, kui mõnus see bluus on. Ta ei ole nagu super tight, ma korraks mõtlesin, et äkki ta ma suugumasse selga panin, et nagu ta korraks tundus nagu ta hakkaks mul ära vajuma, aga tegelikult ta istub väga hästi ja on väga ilus. Oh my god, ja see on nagu body. Eks ta läheb niimoodi. Nii, siis ma tellisin ühe komplekti. See tundus lihtsalt nii ilus, kuna jätkuvalt ju saalis ma käin niimoodi, et mul on mustad tuusid ja mingi lammine see. Siis ma tahtsin mingid ilusad matchivad nagu mitte musta. Ja minu arust heledad toonid on nii ilusad, eriti kui on mingi tan peal. Nii et selline. Ja siis püksid on ka. Kuigi püksid on sipa tumedamad. Nad tundusid sama värvi. Aga püksid nagu muster on sama, aga värvuselt nagu üks on valgem. Ja minu eelehall, teine on tumehall. Okei. Ja need tunduvad nii väiksed. Nagu lapse need sipukad. Minu need, mis püksid need on. Ühesõnaga. Vaatame, võib-olla it's cool. Let's see. See set on nii ilus ja see teeb mu rinnad nii ilusaks. I'm sorry, I have boobs. Mida? Nagu jah, ma ei tea, kas see värvi erinevus mind häirib või mitte. Ma arvan, et ei häiri. Aga mega mõnus fit. Oh my god. Shein delivered. Oh my god. Ma ei vaatame enam jõuksi samm minna. Issand jumal, ja täiesti vabandust, härrad, ma ei tule sinna jõusaali, et teha teile niimoodi. Selliselt istub mulle hästi ja ma embrace it, okei. Siis need ma tellisin mingiteks pidulikeks üritusteks või siis võib-olla vahepeal trenni panna, ma ei tea, nagu strippi. Sellised, et üleval on siis püksi osa ja siis all on selline läbipaistev osa. Kuulge, need püksid on väga nice. Nagu väga selline sophisticated ja saaks
mingeid ägedaid lukke, ma arvan, kokku panna sellega. Nice! Siis ma tellisin ühe pükskostüümi. Ma tahtsin endale, kuna ma olen avastanud, et mulle pükskostüümid väga sobivad, siis tahtsin musta ka sellist, millega ma käiksin. Mul on nagu esinemistest mingid, aga need ei ole mulle parajad kunagi olnud ja siis ma ei saa nendega käia niisama. Nii et vaatame, äkki sellega läheb õnneks. Siin on selline jublakas ka keskel. Kuule, väga nunno, väga heast materjalist, nagu väga pehme ja open back, väga ilus, istub hästi, pikkus on perfektne. Nagu ta on täpselt niuke, et kui ma panen kontsad alla, siis ta on nagu umbes niimoodi. Ehk siis perfect, nagu et kui ma kõnnin, siis ta ei lohise mul maas üldse, ta on täpselt vastu maad. Oh my god, perfect fit lihtsalt. Let's go. Jaa! Musu! Ma tellisin muidu sukapükse. Ma tahtsin katsetada, kuidas Sheinil sukapükstega on. Ma olen see mitte sukapükste girli. Kui ma panen sukapüksid, ma panen alati heledad ja ma panen alati need võrguga, millega ma tantsin, sest need on tugevad nii. Ma üritan ka vaikselt minna sinna mustade sukkade usku, sest ma näen, et paljud naised kannavad neid ja need näevad ilusad välja. Kuigi need tunnud suht tumedad. Ühesõnaga, vaatada. Siis Simona näitas mulle, et ostis oma lapsele sellise asja ja sellise asja. Teate, mis need on? See käib konservi peale ja sellega sa võtad konservi. Ideaalne. Ma kasutan praegu neid puidust nuge ja kahvleid, ei mul mingi tohu ja nüüd ma saan lihtsalt ühega hakkama ja see näeb ilus välja. Joosep, vaata, need on sulle. Okei. Heledad sukkad, aga need on väga oranži. Vau. Ma võtsin enda arust. Oi. Ei, need ei lähe kohe. Okei. Vaat seda ma kartsingi nende heledate sukkadega, et ma saan sellise asja. No võrrelge minu tooni. Okei. Ja siis ma tellisin veel ühe kleidi. Mulle ise on tundunud, et mulle väga sobib see burgundy värv. Ja ma tellisin sellise kleidikese. Nii et vaatame, kuidas see mulle istub. I mean, ta on okei. Ta pole nagu kõige perfektsem. Ta on selles natukene kuidagi naljakas, siin aga niisugune tahaks hättida ennast. Aga ma arvan, et ma pulliks sellele küll ja panna siia need beežid pumpsid alla. Ilus. Kui see on minu lapsukene küll. Väga. Ja siis tellisin neid nibu covereid. Neid läheb alati tarvis. Mõtlesin, ma räägin teiega natuke, sest nagu, ma ei tea, kuidagi praegu on nii hea tunne, ma ei tea. Ma ei tea, kas ma tegin endale karuteene sellega või mitte, aga oli üks õhtu enne magava minekut, ma läksin nagu voodisse, siis ma nägin Joosepi pulka, millega ta mängib tihti peale. Ja ma olin mingi, Joosep! Ja siis ta tuli ja siis me mängisime. Nii. Ja siis hommikul mul oli aega, siis ma olin mingi, mängin veel temaga, mängisin. Õhtul tulin koju, siis hakkan magama, ma näen, et ta läks voodisse ja ta oli mingi, jah. Siis ma olin mingi, pekki. Ta unlockis selle, et ma seda tegin eile õhtu, tegin täna hommikul, et ju siis hakkabki nii olema. Ja siis ma tegin seda. Ja siis hommikul samamoodi ta oli nagu, enne kui ma hakkan ära minema, ta läks juba voodisse, ta oli mingi, teeb nagu selle käpaga niimoodi. Ja ma jätkuvalt ei tea, kas ma tegin karuteene sellega või mitte, aga nüüd Joosep eeldab iga hommik, iga õhtut, ma mängin temaga seal voodis. Ja ühesõnaga. Aga see on nii armas, te ei kujutate, see on nii cute. See on nagu nii cute, aga lihtsalt vahepeal võib-olla, kui mul mõni päev või hommik jääb vahel, eks ju, siis ma kujutate, kui kurb ta olla võib, siis ma olen mingi sorry. Nii et, ma üritan teha endast kõik, et ja teine asi, ma pean selle ette lugema korra, oodake. Ma panin täna ülesse oma aasta vahestuse video, eks ju. Ja seal videos ma panin endale tarokaarte ja ma pean selle siin teiega nagu, ma arvan, et enamust ei ole näinud seda kommentaari, sest ma näiteks kunagi ei vaata videokommentaare, kui ma lihtsalt vaatan videot. Aga lihtsalt ma tundsin, et ma tahan nagu korraks rääkida sellest, et see on nii crazy, mis kommentaar sealt tuli ja kui ma lugesin seda, ma olin mingi, oh my god, ühesõnaga. Nii. Kui sa vaatad seda ja sa oled see, kes selle kirjutas, siis päriselt see oli nii äge kommentaar.
nagu ma lugesin seda niimoodi, et ma jäin tänavale seisma, sest ma pidin keskenduma. See oli lihtsalt nii põnev lugemine ja ma lihtsalt tahan korra rääkida teile kõigile, miks ma nagu olin nii nagu wow. Sest see kommentaar oli nagu nii täppi ja see on nii creepy. Ühesõnaga, panin Tarot kaarte endale. Ja ega mina neid seletusi ju nii täpselt ei tea. Ma lihtsalt lugesin sealt raamatust. Ühesõnaga, ma loen selle, kus ta kirjeldab seda, mida ta minu kaartide pealt luges. Ehk siis temal oli see point, et mida tema luges nendelt kaartidelt, mis ma endale võtsin, siis page'id on üldjuhul lapsikud noored tegijad, uudishimulikud, kiired, seiklustäis, õpihimulised. Mis ma loen sellest välja, kuna sul tuli 2 page'i välja, see tuleb intuitsioonist, aga sul on hästi siiesine suhtumine armastusse. Kord sa tahad armastust ja kord ei taha. Ja see on nii tõsi, reaalselt ma pendeldan selle vahel juba, ma arvan, terve elu. Ja teate miks? Kuna ma ei ole kunagi olnud selles positsioonis, kus mõni mees mind nii väga tahaks, et ma olekski nagu juba vaid suhteseni, siis ma olen õppinud endaga elama. Nüüd, mis sellega kaasneb, on see, et ma ju tihtipeale saan aru, et ma saangi hakkama lihtsamini niimoodi, siis vahepeal on lihtsalt, aga vahepeal on tore, kui aitaks, siis vahepeal on midagi, aga tegelikult ma saan ilusti hakkama, siis selle tundega ma pendeldan. Teiseks, kõik see, mida mu sõbrannad mulle räägivad, mida ma ümberringi näen, vahepeal räägitakse midagi ilusat, ma olen mingi, ja tahaks ka, siis ikka räägivad neid, mida jälle mehed tegid ja siis ma automaatselt võtan selle seisaku, et mehed, eks ju, et mingi, mul on lihtsam olla vallaline. Ja sellepärast ma pendeldangi nende asjade vahel, et see käib kõik nii üles selle ja siis samamoodi ka see, et mu mehed jah, nagu mehed mu elus tulevad väga kiiresti ja lähevad väga kiiresti ja see ajab mind närvi, et nagu ma ei suuda isegi nagu hingatagi, kui nad juba läinud ja siis nagu see disappointment minus, see, et jälle läks ära, siis see tegelikult kasvanud ka minust tunde, et nagu ma ei taha ja siis ma olen väga palju selle vahel, et nagu kas ma tahan või ma ei taha, ühesõnaga nii. Ma tean, mul oli siin hiljuti vlog, kus ma rääkisingi sellest, et ma olen aktseptinud ja leppinud faktiga, et tõenäoliselt mul ei tule sellist inimest ja nagu I'm gonna be like this, siis I'm fine ja ma ütlen ausalt, ma olen endast leidnud selle punkti, kus ma tunnen, et see on fine, kui seda ei juhtu, aga ilmselgelt ma nagu sisimas loodan, et see juhtub, aga ma ei sea endale lootuseid sellepärast, et kui seda ei juhtu, siis ma tunnen vähem pettumust ja võt pettumus on asi, mida ma olen tundnud kõige rohkem elus meeste puhul, et nad valmistavad mulle lihtsalt pettumust ja ühesõnaga, nii. Lisaks 2 page'ile tuli sul ka 2 of cups ehk siis duaalsust esineb väga palju ja sellest ka minu vaadus su kaartidele. Su ellu tuleb kas 2 uut noormeest, 2, ma väga ei usu, või sa ise vajad veel selgitamist ja ma ise kaldun sinna teisele poole pigem nende kaartide puhul, ehk siis mulle tundub, et sa vajad selgemat pead, mida sa soovid ja kellega sa soovid ja see on nii tõsi. Nagu 2 meest, see tundub liiga palju, nagu ma ei saa isegi ühte ellu tõmmatud, eks ju. Aga see, et ma olen ise ka endaga segaduses ja teate, millest see tuleb? Sellest, et ma analüüsin väga palju oma käitumismustreid, oma mõttemustreid, ma väga palju analüüsin neid. Et nagu ütlen midagi välja, siis ma kohe hakkan mõtlema, aga miks ma nii mõtlen või ütlen. Ja siis ma üritan leida mingid seosed ja ma olen veits nagu tahan olla enda terapeut, ma saan aru, et ma ei tea, kas see on hea või halb, aga nagu ma tunnen, et mul on väga tugev kahekõne endaga ja ma arvan, et see on pigem hea, et ma nagu arutan mingeid asju läbi endas, et ma ei tee nagu pive silmi mingeid otsuseid, vaid ma olen hästi kaalutletud. Kas sa ikka oleksid ja suudaksid mehel oma elus ruumi teha? Sellega on nagu niimoodi, et ma olen päris kindel, et ma olen võimeline selleks, aga lihtsalt kindlasti peavad olema mingid muutused, aga ma olen kindel, et nagu need ei ole sellised muutused, kus ma olen mingi, oh my god, never, vaid need on sellised hästi loomulikud asjad. Nagu näiteks, kui ma olen mõelnud, et kui mul peaks siin korteris mees elama, kuhu ta asjad mahuks, ma ei tea, sest mul on tõesti palju asju. Ja see on tulnud ilmseltki sellest, et kuna ma olen terve täiskasvanu elu üksi, siis mul ongi asju kogunenud, kuigi ma ütlen ausalt, ma aina rohkem viskan asju ära, nii et tehniliselt meestel ei ole väga palju asju, nii et põhimõtteliselt mahuks. Ühesõnaga, lähme edasi. Sul on väga meelelahutuslik hing ja nii-öelda kaasas kohati. Kas seal saab olla meest kõrval? Kui jah, siis milline elustiil peab sel mehel olema ja kas sellise elustiiliga, mis sinul on, kas saab olla see mees kõrval, keda sa tahad? Ma olen selle peale väga palju mõelnud ja ma olen ikkagi aru saanud sellest, et minu kõrval saab olla ainult sellise elustiiliga inimene, kes on hästi vaba graafikuga, nagu mina. Et nagu kellel iga päev on erinev, kellel ei ole nagu sellist nagu, et 9-5 ei saa, sest et nagu see tähendab, et see inimene ärkab kell 7, jõuab koju mingi kell 6, eks ju, siis läheb juba, ma ei tea, 11 magama. Mina ärkan kell 9, ma umbes kella 5 hakkavad alles trennid, eks ju,
siis mingi 9 lõpeb ära, siis alles tulen koju, hingan, ma olen ka see inimene, kes läheb pigem hilja magama, ehk siis nagu I could never ja mulle ei meeldiks ka see fakt, et ta on alati hästi piiritletud, et nagu esmaspäevast reedeni 9, noh, ma tunnengi, et mul on vaja sellise sarnase elustiiliga. Küll aga ta ei pea olema samast valdkonnast. Muidugi ma eelistaksin inimest, kes on nagu mingi muusika või meelelahutusvaldkonnas, aga ta võib olla ka mingi sportlane või mingi businessman, kellel on juba nii hea business, et ta võibki vabalt võtta oma graafikut. Et nagu hästi palju arenemist ja endaga õppimist toob see aasta. Kuna Page'i tuli topelt, siis tahaks lausa öelda, et sinus on topelt vabadust. Kui ma paneksin kaarte mehele ja tal tuleb välja 2 Page'i, siis ma paneksin tal täiesti vabalt Playboy nime külge. Küll aga sa oled sina, edukas ja ambitsioonikas naine, kes tahab armastust, aga samas tema ellu armastus kuidagi ei saa tulla. Nii true. Two of Cups on täiesti hingesugulase kaart, siis aasta lõpus peale suurt enesesse vaatamist tuleb su ellu armastus ja tundub, et mitte suvaline paarikuine, vaid midagi väga hingelist. Aga enne on sul vaja teha koht enda mehele, nii enda mõtetes kui ka mõelda, kuidas see mees sinu elustiiliga sobib. Olen varasemalt tähendanud su videotes ka, et sul on palju edasi-tagasi käimist meestega, kord tahad ja kord ei taha ning universum ütleb seda sulle otse ka. Annab ja samas ei anna sulle ka mehi reaalselt. 2025 on sulle elu muutev aasta, sa hakkad end paremini mõistma, natukene rahuned ehk hinges ka maha ning usaldama rohkem armastust ja mehi. See on võti. Päris jäädmudi. Ühesõnaga väga ilus kommentaar, nagu see, ma ei tea, kuidagi ma lihtsalt lugesin, ma olin mingi oh my god. Ja siis ta veel kirjutas mulle, et ma vastasin talle, et mingi oh my god, nii äge. Ja siis ta pani, mul on hea meel, et sulle meeldis. Sinus on hea intuitsioon ja kaartide panek ning nende kuulamine ilma raamatuta ning siis peale sisetundega kaartide lugemist toetama sisetunnet lugedes raamatust kaardiga infot. Hakkab seda veel paremini toetama. Joosep! Sul on tegelikult endal peas tulevik valmis ja olemas, rikkus ja palju muud. Reaalselt, mul on kõik plaanid olemas minu tulevikust ja seal on mees, kellega ma abiellun. Ma olen unistaja väga palju ja ma olen juba väiksest saadi enda elu ette unistanud. Ja üks mu kinnisidee, mida võib-olla mitte keegi ei tea, on see, millele ma täna mõtlesin just enne seda, kui see kiri tuli. Et tegelikult mul on väiksest saadik olnud kinnisidee olla rikas. Ja see tundub nii random või ma võib-olla paljud mõtlevad nii, aga ei. Mul on olnud kinnisidee, et ma tahan olla majanduslikult nii heas seisus, et ma ei pea kunagi muretsema raha pärast. Aga see on kuidagi teistmoodi obsession mul on. See ei ole umbes, et ma tahan lihtsalt rikkaks saada ja võib-olla sellest tuleb ka see, et miks ma nii palju tööd teen, on see, et ma tahan lubada endale kõike, mida ma tahan. Jah, et nagu ma tahan minna välja nii, et ma peaks mitte kunagi mõtlema, et nagu mis mul seis on, mitte kunagi. Ja ma tunnen, et ma põhimõtteliselt olen seal sinna poole teel. On hetki, kus ma olen selles seisus ja on hetki, kus ma võib-olla ei ole nii selles seisus, aga ma tunnen, et ma olen võimeline selles seisus olema ja ma olen kindel, et ma olen võimeline sellise seisus saavutama. Ja ka kõik see, et mul on see härra ja kõik see, mul on kõik välja mõeldud juba, uskuge mind. Ja siis ta veel kirjutabki, et sa oled väga hea manifestaator. Ja see on nii tõsi, nagu see päev, kus ma avastasin, et selline asi nagu manifesteerimine on võimalik, siis nagu it was a game changer. Nii et ühesõnaga aitäh sulle, kes sa selle kommentaari kirjutasid. Tõesti, see tegi mu päeva nii palju ilusamaks ja see nagu, ma automaatselt, kuna mul oligi nagu nüüd siin see väike mental breakdown, et ma olin mingi, oh my god, I'm never gonna find love. Siis see teadmine, et ta tuleb aasta lõpus, siis ma võin öelda kõikide asjad peale, isegi kui mul näiteks, ma ei tea, naistepäeval ei saa ühtegi lille, eks ju, nii. Siis ma olen mingi, aga suvata tuleb ju aasta lõpus alles. Et nagu kuidagi see, et vaata, kui sulle kinnitatakse midagi nagu, et ta tuleb aasta lõpus, siis sa juba tead, et suvel ma ei saa olla heartbroken, ma ei saa olla kurb, sest ta tuleb aasta lõpus. Nii et ma elan nüüd sellise teadmisega, et see härra tuleb ja mina päriselt usun kaartidesse, nagu call me delusional, kui te tahate, aga ma olen nii palju näinud selliseid asju, kus nagu pannakse meet-up'i, nüüd oleneb, kes paneme nii, eks ju. No näiteks, need, mis on mingi YouTube'is, et 3 kaarti, vali 1 kaart, seda ma ei usu. Mul on ikkagi tunne, et sul peab olema mingi kontakt selle inimesega, kellele sa neid kaarte paned. Et nagu, jah, et sellesse ma usun. Mulle tegelikult see massaažionu pani ju ka kaarte siin viimati üks päev ja siis tuli ka väga sarnane nagu see. Ja siis ma olengi nagu, et
et kaardid on täiesti erinevad, ei saa rääkida sama juttu, kui see ei ole tõsi. He's coming this year, guys! Ma olen väga elevil ja can't wait for you to meet him, same. Ja, vot, nii et võib-olla ma üldse tean teda juba, ma ei tea. Aga very exciting. See oli siis see krabistamine, mis ta siin tegi. Kallikene, oi mahus. No vaadake, ta ei ole ju mugav. Miks ta on? Kas sul on mugav? Ja also, ma tahtsin teile näidata, kui ägedad säilituskarvid ma täna ostsin. Ma ei tea, need näevad nii nüüd välja, vaata ma näitan teile. Sellega need on sellist värvi, siin on nagu rohekas. Ma ei tea, need on kuidagi nii nunnud. Ma ei tea, sellega cute. Ma pole nii ammu teinud seda märkmikku. Ja ma arvan, et võiks. See mine varem magama. Ma olen läinud varem voodisse kui tavaliselt. Siin paar päeva. Aga mitte kõik päevad. Ühe päeva. Jah. Aga not for me. Sellega, lähme kohe selle teise poole juurde. Kirjuta üles 3 asja, mille üle oled kõige tänulikum. Joosep, ta on lihtsalt nii armas mul moissoo. Siis tänulikum. Minu jälgijad. Reaalselt üks jälgija tegi mu tuju täna nii heaks. Kosmeetik. Tänu temale ma olen saanud ju oma näonaha korda. See on nii tore. Aeg-ajalt mõni punt tuleb, aga see on jumala suva võrreldes sellega, mis ta kunagi oli. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Mõni päev on lihtsalt ilus. Aus ju. Mille tegemata jätmist elus kahetseksid? Riskide võtmine. Sest ma olen nii palju elus võtnud riske tegevõtjate. Aga see on väga üldine vastus muidugi. Elu nautimist. See on siis see meie õhtune tegevus. Sorry, Joosep. Saab kogu aeg selle pulgaga vastu pead. Käes on neljapäev. Mul on olnud nii hektiline hommik. Ma sain ühe käkiga hakkama. Ja siis ma olin terve hommik pekki küll. Ühesõnaga ma kogemata siis pidin ühe bronni panema, eks ju. Ja ma panin, aga panin ainult ühele päevale. Need oli päeva 2 ja need on tervepäevased bronnid. Ja see jäi mu 2 silma vahele. Ja mul oli täna, pidi olema 3 tundi järjest eratunde. Ja ma andsin oma need ajad ära. Ühe tüdrukuga on mul fine muuta neid aegu, sest et ta käib iga nädal. Nädal on väga vaba graafik, et nagu üli fine. Aga teise tüdrukuga on natuke keeruline, sest tuleb kaugemalt. Ja ma olin mingi hetki nagu. Ja nüüd me teeme garderoobis. Ehk siis see on ainuke variant praegu. Aga mis mul täna siis veel on? Ongi eratund, siis ühe eratundi ma jätsin ära. Selle ma teen siis millegi muul päeval. Selle asemel ma teen siis kontorit, muid asju. Ja siis mul on massaaž. Thank God. Ja siis õhtul on girlitrenn. Ja, vot. Ja ma tahaksin täna väga ühe YouTube videoga valmis teha. Ma ei tea, kas see on võimalik, sest ma just panin üles ühe. Aga mulle tundub, et see ei tule väga pikk see vlog. Et äkki ma viitsin täna õhtul natuke rohkem pingutada ja teha selle täiesti valmis. Kuigi ma olen alles lõikamisfaasis. Olsi. No nii. Ma ei ole õhtul mitte midagi vloginud, sest ma ei teinud mitte midagi. Tegin asju. Mõtlesin, et panen uue vlogi täna üles, aga siis ma ikkagi mõtlesin, et panen ikkagi homme, et teen homme lõpuni valmis, sest tuli nii lühikest, tuleb mingi 26 minutit, mis on väga ebatavaline puhul. Ma olin mingi, teeks juba kohe valmis, aga kus mul kiiret. Ja käisin 2 trennis ja ma pidin minema alguses 1 trenni, aga siis ma läksin sellele eelnevast trenni ka, kuna Grit tegi hiilsi seal ja siis sai natuke hiilsi teha. Võtame siis märkmiku ette. Kirjuta üles 3 asja, mille üle oled kõige tänulikum. Nii, võtame inspiratsiooniks siis jälle tänase. Mõtleks raha üle olen tänulik. Tervis, nii palju tuleb praegu haiged, nii et aitäh, et ma terve olen. Ja sõbrad. For reals. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Teate, tänane päev tuletas mulle meelde üht asja, mida ma pole vist kunagi siin arutanud. Ja see on, ühesõnaga, kuidas ma siis siia panen? Ma panen sellised Victorious the bird scene. Ühesõnaga, let me explain. Mul käis siis täna
eratunnis üks tüdruk ja ta tegi just ühe nagu võistluskava oma grupile, ta on hästi noor, noh, ta alles õpib seda maailma tundma, eks ju. Ja siis ta ütleski, et umbes kohtunikud olid talle öelnud nii ja nii ja nii ja nii ja nii, et see riietus ei sobi ja mingi umbes tants on nii igav nagu iga teine mingi eks ju. Ja siis ma ütlesin talle niimoodi, et tead, kõige tähtsam on see, et sina usud sellesse, mida sina teed. Ja kust ma selle motivatsiooni olen saanud sellest kõigest nagu lähtuda niimoodi, et kõige tähtsam on see, et sulle meeldib. Vaadake kõik, see lihtsalt nagu Victorious ja vaadake esimene hooaeg, episood 2. Mis selle nimi on? The Bird Scene. Ja miks ma seda ütlen, on see, et see on tavaline noortesari, eks ju. Seal on need naermise asjad taga ja noh, nii. Küll aga see Bird Scene oli väga suuresti selline asi, mis on siiamaani nagu kummitanud, et see on nii geniaalselt tehtud, see osa, ja see on nii loogiline. Ühesõnaga, mis selle kogu asja point on? Ongi siis see, et see Victoria või noh, Tori, kes siis sai kuskile sinna Hollywoodi mingi artsi kooli sisse, eks mingi muusikakooli, ütleme nii, noh, kus on kõik mingi andekad inimesed. Ja siis ta hakkas nagu seal koolis käima ja siis öeldigi nii, et ta läks mingisse nagu mingi näitlemistundi. Ja siis õpetaja ütleski, et jah, et kõik, kes siia kooli tulevad, et nemad peavad läbima siis sellise asja nagu The Bird Scene. Ja samamoodi saa ka siis see tšikk oli mingi, okei, mis ma tegema pean? Siis ta lihtsalt andis talle umbes selle stsenaariumi ja ütles, et you go for it. Siis ta oli täiega mingi, okei, aga kuidas ma seda nagu esitama pean? Keegi talle ei öelnud, mitte mida, kõik olid mingi, sa pead selle lihtsalt välja mõtlema. Nii, siis ta oligi mingi, okei, no esimest kord umbes lukes ette lihtsalt nagu hästi niimoodi artsilt oli mingi tõdada. Ja siis lõpetas ära ja siis õpetaja oli mingi, ei, see on vale. Siis ta oli mingi, okei. Siis ta oli, okei, ma õpin mingi, ma ei mäleta, kus see täpselt oli, aga umbes mingi põhimõte, et noh, mingi, okei, ma õpin siis kõik sõnad pähe, lähen natukene suuremalt peale, esitas uuesti klassi ees, jälle õpetaja oli mingi, vale. Siis ta oli mingi, mis asja? Okei. Siis ta lõpuks mingi, reaalselt, tal tellis mingi reaalse linnu sinna ja siis tal oli nagu reaalselt mingid need propsid, ma ei tea, kus see Eesti on. No mingid rekvisiidid laval, eks ju. Noh, seal klassi ees, tal oli mingi riietus seljast, no ta läks all out. Tegi kõik ära. Ta oli mingi, okei, nüüd ma tean, nüüd mul on asi kotis. Ja siis õpetaja oli mingi, ei, ikka vale. Ja siis ta plahvatas, ta oli mingi, mis mõttes kõik on vale, nagu ma tegin nii palju vaeva, ma tõin need asjad siia, see on täpselt see, mis ma nagu, noh, ühesõnaga, ta oli kõik mingi, ma tegin kõik nii, nagu ma pidin. Ja siis ta ütleski lõpus mõte, et ma usun, et see oli täpselt see, mis ma pidin tegema ja ma usun, et see oli hea ja nii on. Ja siis oli kõik mingi, siis ta oli mingi, mida? Ja siis õpetaja seletaski, et kogu selle nii-öelda ülesande point on see, kui sa teed midagi, siis kõige tähtsam on see, et sina ise usud sellesse, mida sa teed. Kõik, mida teised arvavad, on jumala suva. Pääsi, et sina usud sellesse, et sa tead, et see on sinu nägemus, see on see, mis sulle meeldib ja mida sa tahad välja anda. Ja see on mind kummitanud ilmselt tervelt nagu täiskasvanu ja ma mõtlengi, et see on ju noortesari ja geniaalne. Geniaalne. Et tõesti, see on väga nüke mõtlema panev episood minu arust. Või nagu, noh jah. Et see näitab ka, et need noortesarjad ikkagi on mingi hea pointiga, et nagu seal on mingi selline õppevorm taga, mis on väga tore. Ja pluss seal mängib mingi Ariana Grande ja asjad, ehk siis nagu ta ei ole niuke mingi, ta on nagu väga tore saade. Millal hakkas sinu elu paremaks muutuma? Seda ma ütlen juba, ma ei tea kui kaua. See hetk, kui ma siia korterisse kolisin. Mingid tšakrad läksid valla ja nii on. Ma tahaks saada oma Pitbulli pileteid Rootsi. Ja märkan natuke varem, et võtan ennast sinna järjekorda ja loodame, et saame. Sest ma tahaks Kriti ja Simonaga minna väga. Nii et I'll do my best. Tere hommikust, käes on reede ja minu reede on täna selline, et ma lähen hetkel tehnikatundi, siis ma lähen jõusaali, tulen koju, natuke asjatan siin. Ja siis ma lähen sõbrannadega täna laomänge mängima. Kui ma saan õigesti aru, siis me hakkame Kataani mängima. Ja ma olen seda alati mängida, aga noh, kellelgi pole seda olnud ja kunagi pole jõudnud selleni. Aga täna teeme seda. Yes. Tegime ära.
palju, et ma olen ennast kokku pakkinud, koristanud kodu, monteerinud video lõpuni, söönud ja nüüd on aeg minna sõbranna juurde. Nii et ma siis sean sammud sinna poole. Kui te küsite, mis mängud ma kaasa võtsin, siis igaks juhuks, kui me midagi muud mängime, võtsin tarokaardid kaasa ja siis Uno ja snäki. Vot. Mingi vaatame selle ära. Sa pead võib-olla natuke saladuses toimetama. Selline ma olen. No nii, kell on mingi 1:30 äkki või? Ma ütlesin tegelikult, ma olen mingi tund aega tagasi või. Oh my god, ma väga tahaks seda Katani uuesti mängida, sest see oli väga põnev. Ja ma alles hakkasin aimama, nagu aru saama, mis toimub, kui juba mäng oli läbi, sest võideti, eks ju. Aga tõesti, ma tahaks seda mängu kindlasti kunagi veel mängida. Lähme siis märkmiku juurde. Ilmselt homme ma märkmiku ei tee, kuna ma lähen peole. Aga jah, kirjuta üles 3 asja, mis sind täna õnnelikuks tegid. Trennid. Ma käisin ju täna tehnikatrennis. Siis ma käisin jõusaalis, väga mõnus oli. Päeval kodus olemine. Reaalselt see teeb mind nii õnnelikuks. Ja sõpradega chillimine. Ja ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Tore on nädalavahetusel puhata. Reaalselt. See on esimene asi, millele hommikul mõtled. I have no idea. Ma arvan, et ma mõtlen esimese asjana söögist. Et nagu mida ma sööma hakkan. Ja. Sest ma tihti peale tean õhtul ette, mis mind hommikul ees ootab ja siis see on esimene, ja. Söök. Okei. Ja ma lähen nüüd ruttu tegelen oma fake tanniga, sest mul on vaja homme ilusat tanni. Ja siis hommikul räägime uuesti. Tere hommikust, käes on laupäev. Ja minu tänased plaanid on siis sellised, et ma lähen hetkel Free-Flow'sse, ma annan selle ühe eratunni ja siis ma jään tunnikeseks veel stuudiosse, sest ma tahaks mõelda kava. Ja siis ma lähen Kristiinesse, mul tuli pakk ja siis ma võtan veel paar asja, siis ma lähen koju ja siis õhtul ma lähen Annabelis sünnipäevale. Nii et täna tuleb selline veits party. Okei, look what I got. Ma ei tea, kas see on tühi või mis see siis on. Mis on see siin? Sitipikarp. I got a gift. Okay, I'm gonna take it. Ma ei tea, õues on tegelikult ülinormaalne, aga ma ei tea, miks mul nii pime on kuidagi. Ühesõnaga, ma olen tegelikult juba pikemat aega kodus, ma panin oma videot vaikselt valmis, et hakata seda monteerima. Ja see võttis nii kaua aega, ma olen nii väsin ja ma tahaks magada. Ja ma üritangi ikkagi mingi kiire power napi teha, aga ruttu ma näitan teile ära pakikesed. Nii, mis ma kingin? Ta saatis mulle pildid, mis ta tahab ja üks asi oli siis see kotike. Ja siis ma lisasin siia, tal oli kirjas, et mingi hea gloss. Anna hea Maybelline. Ja siis ta oli mingi hea veini, mis iganes. Ja siis, kuna me oleme joonud temaga seda rabarberi mulli, siis võtsin seda ja siis kommiga. Nii et see on siis minu kingitus. Nii, siis edasi. Ma ei jõudnud vaadata, mis siin CTB sees on, aga nagu ma tunnen nagu, ma ei tea, nagu siin üks keegi midagi vaadanud ja siis võtnud ära ja ühesõnaga 10 minutit tasuta järgmisele 2 sõidule. Okei, jah, näiteks siin ei ole limonaadi. Keegi what the fuck? Okei, ma sain mingi pooliku paki ja ühesõnaga ma korra vaatan, kas ma saan seda koodi kasutada. Aga siin on siis see karp, lõunakarp, mis on tegelikult geniaalne. Ma olen tulnud keegi selle katki teinud. Ja siis siin sees on nagu kahvel ja kusikas. Siis siin on, mis siin on kiirmood, ei, kiire parandamine. Ja siin on mingid kiired niisugused asjad. Ja siis siin on kõrvatropid. Oodake, ma tahan näha ruttu, kas see kood kehtib. Sest mul on tunne, et äkki ta võttis limonaadi ja koodi. Ja kui ta võttis, siis that son of a bitch. Ja siis see pakike. See on, kui ma eksi, siis see on Essence ja Catrice. Neil on siis uut kollektsiooni tulnud välja. What? Okei, Joosep. Catrice. Oh my god. No siin on kindlasti mingeid asju, mille ma panen kuskile pakikesse. Kuna
on mingid asjad, mida ma lihtsalt ei saa kasutada, näiteks rihmadušš või mingi küüneasjad ja siin ongi juba mingi rihmadušš ja küüneasjad. Diamond highlighter, väga ilus pakend. Siis meil on siin Melt and Plump Juicy Lip Plumper, see tume värv. Vot siin ongi Nail Polish, Blushing Charm Multi-Stick. Siis meil on siin Soft Glam Filter Stick Glow Booster. Siis siin on ka mingi Melt and Plump Juicy, ühesõnaga, mis see on? Oi, see on väga ilusat värvi. Okei, väga huvitav. Under Eye Setting Powder, huulepulk, toonis, kohe vaatame. Wait, what? Ma tahan katsuda. Ta on niisugune nagu dewy, veits. Ja siis on siin glossid. Oh my god, kui ilusad värviglossid. Väga kena. Essence pakk. Siin on möllu. Siin on möllu. Noh, ripsmed. Siis jälle mingi küünelakk. Nail Repair Foundation Stick. Väga hele. See on väga hea. Highlighting Drops. Silky Blur Poreless Primer. Niacinamide või mis iganes see nimi on. Oh my god, see on väga hea. Nendele, kellel on akne, nagu see niatsia, mis iganes siin. Pimple Patches, sellised, oh my god. Need on need, kus on mingid pandad ja asjad, väga cute. Line It Like a Pro Liner. Mul just saab üks kohe otsa. Birthday Balm. Siis lip gloss, lip oil, kusjuures Essence'i lip oilid, oh my god. Essence'i lip oilid on väga head. Brow powder. Tattoo lip liner. Aitäh, Catrice Essence, nagu väga toredad pakid. Ja kuna jätkuvalt, ongi mingeid asju, mida ma lihtsalt ei saa kasutada. Näiteks ripsmed, kuna mul on ripsmed ja näiteks igasugused küünetooted, sest mul on küüned. Siis ma panen siia videosse loosi ühe väikse pakikese. Ma panen selle paki kokku ilmselt hiljem. Nii et ma jätan näiteks kas siis pildi või video, ma vaatan, kui ma teen. Jätan siis siia. Praegu panin siis kokku sellise pakikese. Mul tegelikult on siin veel kotitäis asju, aga ma mõtlesin, et ma ei hakka kohe nii suurt portsu panema. Nii et selline pisikene. Siin on siis meil keelkrõpsud, need ma sain ühest pakikesest. Siis samamoodi siin. Neid patistajatooted on mul lihtsalt nii palju. Ripsmed, need pimple patches, mul lihtsalt on enda oma siin nii palju. Ja siis huuletooted on siin 2 tükki. Siin on Nixi oma, see on Wet Look. Ja siis siin on üks teine bränd. Ja siis siin on Essence'i paletikene ja 2 küünetoodet. Kui sa tahad seda lihtsalt simple, hästi lihtsalt pakikest võita, siis jätta alla mõni tore kommentaar, jätta oma Instagrami konto ja võitja loosin juba nädala pärast. No ikka. Ma olen valmis. Kui te küsite, mis mul seljas on, siis kuna, tegelikult ma oleks tahtnud panna midagi oma Shane'ist, Shane'i tellimusest, eks ju, aga kuna temaatika on ikkagi hele, siis ma panen oma vana hea sellepärast, et miks mitte? Seda palju süüa. Austad saabori saa. Ma mõtlesin seda. Pilte tegema salast. Kohatatil. Et ei tea. Anna, mis vanuses see oli umbes sulle? Hommikust, käes on pühapäev ja mul on täna trennide päev. Me Commercialiga võtame siis viimast korda mingit uut infot seoses võistluskavaga ja siis järgmist nädalast ma panen neile asetused. Nii et very stressful. Ja stripis filmime. Down by tequila, down by the leader, I knew. Kell on saanud just 12. Ja reaalselt kohe, kui ma koju jõudsin, ma tundsin, ma olen nii läbi kõigest ja ma veel pidin hakkama hip-hop asju mõtlema. Ma jäin nagu stuudiosse, et mõelda neid, aga siis ma sain juba seal olla, et ma olen väsinud. Ma mingi natuke jõudsin mõelda, siis ma olin mingi hakkama mõtlen kodus. Ja siis ma ka kodus natuke jälle mõtlesin, aga mingid osad jäid tegemata. Ja nüüd ma lihtsalt panustan sellele, et mul on homme energiat ja tuju ja ideid, et mõelda see tants lõpuni.
sest tegelikult ma olen praegu pushinud ennast niimoodi, et ma olen pidanud selle 3 nädalaga mõtlema just 6 minutit kavasi. Niimoodi, et iga nädal kogu aeg mõtlema, sest tavaliselt ongi nii, et mul ei ole probleemi kavasi mõelda, aga ongi see, et mul on ikkagi mingigi nagu selline nagu paus mõtlemistest, et nagu üks nädal mõtlen, teine nädal ei mõtle ja niimoodi, eks ju. Aga kuna see praegu ma olen pidanud nagu mingi iga nädal lihtsalt tootma kavasi, siis mul ongi see, et mul on nüüd viimane selline toss on nii-öelda juba väljas, et see on nii stressirohke. Ma ei ole väga selline võistluste inimene ja ma ei ole seda soovinud väga teha, aga ma sain aru, et õpilasi huvitab see ja see tundub lihtsalt väga tore asi, mida teha nagu grupina ja nagu selline teamwork ja nagu seal koos lähete, koos teete, eks ju, et see tundub kõik nii äge ja see ongi kindlasti. Aga seal on ka mingid varjatud sellised pahupooled, mis tõestavad mulle jätkuvalt, miks ei ole ikkagi minu teema. Et ma olen selle nii väikese aja jooksul pidanud nii palju rejectionit taluma seoses sellega, et kes võistluste pärast, nagu et kui paljud on võistluste pärast jätnud minu trennid pooleli ja see on nagu on väga laastav, ütleme nii, sest et ma kuidagi võtan seda väga hinge ja siis ma olen väga kurb. Ja siis ma mõtlengi, et kas see päriselt on kõik väärt seda, et ma tavaliselt ju ei tee võistlusi, vaid ma lihtsalt tantsin ja siis valmistun võimas kevadkontsertiks, et see on nagu teine asi üldse. Et ma praegu olen nii paljust loobunud, et teha neid võistluseid ja et kas see päriselt on väärt seda. Küll aga me võiks võtta selle märkmiku korra ette. Äkki läheb kurbust vähemaks. Kirjuta üles 3 asja, mis sind täna õnnelikuks tegid. Okei, väga aus. No trennid. No sellest ongi see, et ega kõik ju pole läinud nagu ära. Et mul on ikkagi alles nii palju ägedaid inimesi, kellega mul on nii lõbus koos treenida. Meil on tore, meil on naljakas, me areneme kõik koos. Üks poiss laikis mu pilti. Üks poiss, kes mulle võib-olla meeldib. Issa ma kõlan nagu 15. Ma tean, muusika. Teate vahepeal, kui lihtsalt muusika on nii hea. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. It's okay to let people go. Ja no reaalselt. Mida soovitaksid nooremale iseendale? Sa ei pea kõigile meeldima. Kunagi, kui ma olin noor, siis ma mäletan, kuidas kõik täiskasvanud olid mingi kui sa vanemaks saad, siis sa saad aru, et tegelikult pole üldse oluline, et kõigile peaks meeldima, sest noorena reaalselt oligi see mõte, et sa tahad ju kõigile meeldida ja kõigile meele järgi oleks ju. Ja siis ma olin mingi, ma ei usu, et ma täiskasvana nii mõtlen, et me kõik tahame kõigile meeldida. Kuniks ma olen siimaal, kus tegelikult on jumala suva, nagu päriselt. You don't like me? Fine. Ma alustasin seda vlogi kolmapäeval ja ma lõpetan selle ilmselt kas laupäeva õhtul või pühapäeval. Nii et tuleb üks pikem vlog, aga ma usun, et see on okei. Tere hommikust, käes on esmaspäev ja minu esmaspäev näeb välja selline, et ma lähen hetkel, annan 1 eratunni, siis mul on tunnik aega, ma üritan mõelda hip-hopi kava ja siis mul on venitustund ja siis õhtul ongi show-hip-hop. Ma ei tea, mis see aasta toimub, aga ma olen pidev emotsionaalne wreck lihtsalt. Mul on tunne, et kuidagi sellel aastal eriti lähevad mulle väga paljudest hinge ja ma arvan, et see on olnud sellest, et seda lihtsalt ei ole juhtunud niimoodi. Ja kuna seda on nagu sellel aastal eriti palju sellist nagu rejection tunnet, siis ma lihtsalt, ma ei suuda seda enam nagu minu jaoks on seda kõike liiga palju ja siis mul on tunne, nagu ma teeks mingi tagasi sammu praegu. Ülejäänud mingi Easter, mingi bunnies ja siis nii. Tere õhtust. Kell saab varsti 1. Ma pole mitte midagi olulist teinud, ainult monteerinud ja chillinud. Sest no ma ei tea, mis mul toimub, mis kuu seis see on olnud siin aasta alguses. Aga terve mu aasta algus on olnud üks emotional wreck. Nagu ma lihtsalt käin up and down ja nagu nii järskudes nendes, et ma lihtsalt ei kannata seda enam ja ma saan nii väsitav. Jällegi, täna jälle mental breakdown, let's go. Ma tahaks juba, et see periood läheks üle
ja et ma ei oleks kogu aeg mingi iga 2 päeva tagant mingi nutuhunnik lihtsalt. Ma tahaks rääkida asjadest nii, et mul ei tule klomp kurku ja et mul ei jookse pisarad juba silma, sest ma ei saa isegi täna korralikult rääkida, mis mind painab, sest ma hakkasin lihtsalt kohe nutma. Ühesõnaga teeme selle märkiga ära ja siis ma lähen magama. Kirjuta üles 3 asja, mille üle oled kõige tänulikum. Õpilased. Nad oskavad mind julgustada, aga supportida täpselt õigetel hetkedel. Raha. Mulle meeldib raha. No ja tervis. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Usu iseendasse, sest praegu ma endasse ei usu. Ja, millised raskused oled ületanud? Bitch! Milline ajastus? Panen lihtsalt let's not go there. Tere hommikust, käes on teisipäev. Ja ütleme nii, et plaanid, mis mul täna olid, siis või noh, tegelikult ei ole nii hull ka. Lihtsalt mul oli täna mental breakdown. Nagu niimoodi ma siiamaani, ma üritan rääkida natukene ja siis ma hakkan uuesti nutma. Ma tundsin täna hip-hopiga, et ma üldse ei taha võistelda. Ma ei tea, mis sest kes saab. Ma tahtsin venitusse minna, stretch and tone'i minna täna. Skip, sest ma sellel ajal nutsin kodus. Ma praegu lähen Freeflow'sse. Ma ostan vastakuklit, et ma täna on vastlapäev. No ja siis meil pidi olema hip-hopiga nagu niuke lisatrenn. No ma kirjutasin neile kirja, et ma olen 2 vahel hetkel, et ma pean natuke nüüd mõtlema, kas ma tahan seda võistlustasja teha, sest see on praegu mind nagu lõhkunud lihtsalt ära. Et ma ütlesin, et davai, teeme ikkagi täna ja ma siis otsustan. Ja siis on Simona trenn. Tahaks juba, et Happy Marit oleks tagasi. No nii, kell on varsti saamas 1. Ma olen kõik oma toimetused ära teinud. Ma olen üle pika aja saanud teha kõik oma toimetused, mis ma olen tahtnud teha. Ja seda on väga paljusti mõjutanud see faktor, et ikkagi kui see mental health on hea, siis sa suudad asju teha. Aga see trenn tuli nii tore ja nagu selline, et nagu mul tuli endal mott täiega ja ma nägin, et õpilastel on mott ja see andis mulle täiega sellist powerit juurde. Oli mingi, jaa, me teeme võistlused ära, maksuga, mis maksab. Ja siis oligi Simona trenn kohe peale ja ma ei tea, ma tulin lihtsalt ära niivõrd hea energiaga, et nagu mul on 10 korda parem olla. Kui on sellised raskemad ajad, siis alati nagu Katy Perry ütleb, after a hurricane comes a rainbow. Ma tunnen, et minu valem sellistes hetkedes, kus ma olen väga põhjas, on see, et ma ei ela seda üksi läbi. Mis ma mõtlen sellel on see, et ma räägin kõigile, keda ma tean, ma vendin ennast, ma elan ennast välja ja ma tunnen, et see, et ma ei hoia neid emotsioone enda sees, vaid ma lasen need välja. Ükskõik, kas on siis see, et sa räägid inimestega, kas sa nutad, mis iganes, ma tunnen, et see aitab mind meeletult. Teeme õhtu märkmiku ka ära ja siis lämme puudse. Nii, uus ülesanne. Joo rohkem vett. See on täiesti realistlik. Kirjuta üles 3 asja, mis siit täna õnnelikuks tegid. No ma panen esimese asjana õpilased, sest nemad ikkagi motiveerivad mind tegema neid kõiki asju. Siis Simona trenn tegi mind täna õnnelikuks. McDonald's. See oli nii hea. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Panengi selle. After a hurricane comes a rainbow. Mis on sinu suurim hirm? Ma arvan, et mu suurim hirm on kaotada oma lähedasi. Ma ei hakka siin super morbiidseks laskuma, aga tegelikult ma arvan, et me kõik samast öelda, et näiteks mina isiklikult ütlen, et mul on väga suur surmahirm. Ja nagu, aga ma tean, et see on väga paljudel inimestel ja see on täiesti normaalne. Nii et arvan. Nii et jah. Tere hommikust, käes on kolmapäev, lotopäev ja mul on üle pika aja selline rahulik nädala sisene päev. Ja kuna see oli üle pika esimene, siis näiteks mul oleks võimalus olnud minna pilatesesse, aga ma mõtlesin, et ma võtan selle päeva, et teha omi asju ikkagi ja ma alustan sellest, ma lähen jõusaali. Ma ikkagi tahan sinna nüüd tihedamini jõuda, sest et suvi on tulemas ja tahaks olla ekstra mjau.
Siis ma lähengi free flossima, üritan selle natuke stripi kava mõelda. Ja siis ma teengi kontorit õhtuni välja, kuniks me teeme commercialiga siis pisikese lisaproovi, nagu meil hip-hopiga tegime. Tere hommikust, käes on neljapäev. Täna on niimoodi, et ma lähen free flosse, kõigepealt venitustundi, siis mul on massaaž. Kogu selle vahepeal ma üritan hip-hopile teha videot, ma üritan kontorit teha, siis massaaž ja siis õhtul ma lähen Aridaga sööma. Ma ju ei näidanud, mis ma talle eile ostsin, sest ma ei vloginud teile õhtul enam. Aga mis mul on siin? Body Shopi maasika kehaöökord, vana hea, Jerky, küünal, rabarberi, bonbon, siis kõik on just roosad asjad, siis mingid erinevad näomaskid, kollageeni kummikummid, geisha, kuna ma sain Essence'ilt paki, siis ma mõtlesin, ma annan Aridale ühe väikse glossi sealt, ka roosa. Õues on nii mõnusalt soe, kuigi täna on mingi 6. märts. Ma unustan pigevalt ära, et see on minu lemmikaeg aastast. Ja see on nii põnev aeg, aga praegu lihtsalt kuna moment on nii halb, siis ma oskas seda nautida. Näiteks eile ka ma tahtsin täiega vlogida õhtul, nagu et näidata kingitust ja teha märkmikku. Lihtsalt mul tekkis niisugune ärevus, sest et ma teadsin, et ma täna saadan siis nagu oma gruppidesse kostüümivalikud. Ja see eelmine, kui me talvel tegime kontserti, see tekitas mul niisuguse trauma, sest see oli nii stressirohke. Tere hilisõhtut! Nagu te näete, mul on väike loki paelake peas. Kui te küsite, miks mul on loki pael peas, siis mul on homme pralle ja laupäeval pralle. Nii et ma valmistun vaikselt. Ja siis märkmiku juurde. Mul ei ole midagi vist... teate, niisugune huvitav fakt. Mäletate seda vlogi, kus mul läks elekter ära, eks ju. Arida rääkis mulle, et kui ta selle käes mul ostis, eks ju, et siis tal oli ka elektroonikaga mingi error, et ta saanud mingi tööle ja siis kui ta nägi seda, et mina ütlesin, mul läks elekter lampist ära, siis ta oli mingi okei, et peavad olema kuidagi seotud. Nii et creepy! Aga kirjuta üles 3 asja, mille üle oled kõige tänulikum. Nagu me võtame tänase päeva. Selline tunne, kui asjad saavad tehtud. Sõbrannad, et nad ikka mul olemas on. Ma olen tänulik massaažile, sest see on nii tore asi. Nii ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Ära mõtle üle, sest ma kipun seda väga palju tegema ja loon ette mingeid olukordi palju hullemaks, kui need tegelikult olid. Ma arvan, et paljud relatiivad minuga siin, okei. Kellega sulle meeldib koos töötada? Sõpradega. Tere hommikust, käes on reede. Ja ma alustan oma päeva sellega, et ma lähen enam 3 eratundi järjest. Ja siis ma olen ruttu koju, siis ma hakkan sättima, sest meil on täna siis ühe minu sõbranna bachelorette party. Me lähme aktimaali tegema, me lähme välja, sellega igast huvitavad asju tuleb täna. Nii et very exciting. Ja lihtsalt võtame hetke. Ja vaatame mu nahka. Jep, see on haige. No nii, 3 trenni tehtud. Vist haaran ruttu kuskilt mingi piruka. Sest mul on kõht nii tühi. Ja siis ruttu koju sättima. Ja siis ma pean veel ühe loori ära tooma. Ja siis ma lähen ettevalmistusi tegema. No nii, ma olen valmis. Ma tunnen ennast ära väga hotina. Siis ma korraks mõtlesin, et teeme, et mul oli selline plaan, et ma homme panen selle kleidi, et hästi selline girly ja nagu naistepäev njunju. Ja siis ma mõtlen, et äkki selleks pead olema täna. Et nagu täna samas. Las ta olla nii, sest see oli mul algselt mõttes. Ma teen teile väikselt spinni ka, kui te lubate. Imeline poos, milates. Ma ei ole ausalt mitte midagi joonud, ma olen lihtsalt elevil. Yeah, that's me. Ja ma panin need saapad. Ma näen fire välja. Nii et lähme toome ruttu selle loorikes ära. Ma panen ruttu siis söögi tagasi. Ja siis hakkame aga tähistama. Täna on meil pikk õhtu ees.
Ära karda. Küsisime siis... Me oleme täna söönud, me oleme täna õppinud tundma sinu peenmest. Sinna tuleb onu, paljas onu. Võtame prose sealt. Siis võib-olla sa võiks nagu mõelda, et nagu mis oleks Ananassi mahtumaastika pürees, siis nagu hakkab klassi peale. mina ei kavatse Tere hommikust, käes on laupäev. Igaks juhuks ütlen, ma panin selle sama outfit endale täna selga, sellepärast ma lähen workshopile ja see on täpselt selline vibe, noh, nii palju kui ma teatust olen näinud ja siis ma olin mingi suva, ma kannan seda sama asja, siis järgmine päev ühel asjal veel nii-öelda, et ei arvaks, et ma läksin peolt otse tantsima. Ja, võt. Aga jah, täna on naistepäev ja ma alustangi naistepäeva sellega, et ma lähen siis sinna workshopile, siis ma lähen koju, natuke tegutsen ja siis ma lähen täna Kaisjade vestlusõhtule ja siis me läheme Ärklisse ja ühesõnaga selline naistepäev on täna. Ja eile oli väga tore, nii ägedad asjad olid välja mõeldud kõik, et nagu kogu see algus, eks ju, et see kuldviljak oli väga käes, siis see aktimaal, eks ju, oli ikka väga huvitav. Ja siis me läksime veel G-Spotti, Brut siis tegi ise kokteili seal ja siis me läksime suhtesse. Nii ilus pill, oh my god, I love it. Ma olen tagasi kodus ja natukene väsimus on peal, ma ütlen teile ausalt. See on nii naljakas, et nagu eelmise aasta ma mäletan, ma olen kuidagi hästi kurvi, nagu noh, ikkagi see mingi meeste värk, eks ju, aga täna ma ei tunne seda üldse nii. Ma täna tunnen pigem nii, et ma tahan naistega tähistada ja nii, et ma ei tunne, et nagu mingi mees equalation, mis iganes see, nagu et siin päeval ei võrdu midagi meestega, vaid see ongi nagu naised tähistavad naisi, you know? Üks ülihea lause, mida Diana ütles, mis nagu ma olin mingi, jaa, oli see, et ütles niimoodi, et you don't have to be perfect to be worth it. Ja ma olin mingi, jaa, faktid. Sest nagu tihtipeale näiteks vallalisena, nüüd ma ei tea, kas te fiilite või mitte, tihtipeale hakkad ju mõtlema, et noh, mis sa siis valesti teed, siis hakkad võrdlema ennast nagu teiste naistega, kes on suhtes ja sa tunned, et nagu nemad teevad ju seda, nad on perfektsed ja ja siis hakkad ennast maha tegema, et aga kuna ma ei ole perfektne või noh, kuna mina neid asju ei tee, siis meeste silmis ma ei ole nende jaoks perfektne, eks siis nagu niimoodi, eks ju. Ja ongi nii, et sa ei peagi olema perfektne selle jaoks, et olla väärtuslik kellegi jaoks, nagu et you know, nii et ma ruttu natuke monteerin, siis ma natuke tegelen oma homse trenni asjadega, mul on vaja teha siis joonised trenni, aga ma ootan veel mõnda vastust, et kes võistlustele tulevad ja siis ma hakkan neid vaikselt kokku panema. Ma olen valmis, ma ei viitsi teil pikalt seda näidata, mis ma siin selga panin, aga ma jätan siia kõrvale video, kuidas ma vaibisin ennast, nii et I feel cute ja ühesõnaga lähme nüüd ruttu, sest tegelikult ma olen vist natuke hiljaks jäämas. Vahel pole natuke depressioon, sest et ma tulin just soojast ja tahaks päikest. Aga elu on ilus, aga ei, universum ikka olemine, meigi tegemine, soengu tegemine, no okei, see käib ka. Ja head naistepäeva! Ilma karguta, olen nii. Poitides silmadega nägu reitis ära. Ta saatis teise kolleegi poodi, lasi mulle mangosorbetti tuua. Ma kunagi mainisin neile, et see on mu lemmik. Lisaks hetk, mis kinnitas mulle, et naiseks olemine on korraga nii privileeg kui ka paradoks. Juhtus ühe suveõhtul. Olin sõbrannadega väljas, istusime välikohvikus, naersime ja nautisime elu. Kui järsku üks vanem naine, keda seda ja suur aitäh, et te tulite. Ja enne kui me lõpetame, enne kui keegi plaksutab, tuuakse väikesed shotid, et me saaks kõik võtta shotid koos. Üks naistepäeva shot. Üks naistepäeva shot. Et ikka see õhtu väga hästi lõpetada. Ühesõnaga, ilusat naistepäeva jälle ja kõikidel naistele palju tervist, head seksi ja kõike muud.
cover like everything. Like I'm like no nii, ma olen tagasi kodus ja oli väga meeleolukas õhtu. Väga tore vestlusõhtu oli, siis läksime Ärklisse, tegime kokteili ja siis tulime koju. Et tegelikult me jõudsime mingi 11:30 koju või. Väga äge oli see naistepäev nagu võrreldes eelmiste aastatega. Ma tunnen, et ma kuidagi keskendusin liiga palju sellele. Või noh, kuidagi oli lihtsalt niimoodi, et sellele, et ma ei ole lilli saanud. Ega ma see aasta ka ei saanud. Ja ega mul väga vahet ei olnud. Ja see on väga tore tunnistada seda, et mul tõesti ei olnud vahet. Sest ma nautisin seda päeva oma sõbrannadega. Ja see oli väga tore. Ma võtaks kokku nii, et väga tore nädalavahetus oli. Ma ootasin seda nädalavahetust väga, sellepärast, et oli üks õhtu bachelorette party, siis naistepäev koos vestlusõhtuga. Ühesõnaga, kõik see tundus nii tore. See oligi kokkuvõttes kõik nii tore. Üks naljakas asi, mis mul tuli meelde sellest bachelorette partist, oli see, et kui me seal akti maalitoas olime, eks ju, siis see täti, kes seda sisse juhatas, ta oligi mingi nii ja siis ta ütles selle kuti nime, et et tule välja, eks ju. Ja selle kuti nimi oli sama nimi, mis oli peikmehe nimi. Ja me hakkasime naerma. Me olime lihtsalt mingi, ei ole võimalik. Mina mõtlesin, et see on mingi kokkumäng. Et kes iganes meist selle koha bronnis. Et ma mõtlesin, et ta ise ütles, et öelge, et selle venna nimi on selle bachelori nimi, eks ju. Ja siis pärast ma sain teada, et see ei olnudki nii, et see oligi kokkusattumus, et neil oli sama nimi. Nüüd ma mõtlen selle kutina, et mõtle, sa lähed niigi paljalt, eks ju, lähed mingite tšikade ette ja see hetk, kus sa kõnid väljast, naeravad kõvasti. Et ma ei kujuta, et ma loodan, et ta sai aru, me pärast nagu selgitasime, lihtsalt peikme nimi on ka see sama nimi. Teeme ruttu selle kiire märkpiku ära ja siis tõmbame otsad kokku. Kiirelt üles 3 asja, mille üle kõige tänulikum. Sõbrannad ja paned / naised. Naised on nii võimsad. Üks asi, mis tuli veel meelde, mida Diana tegi tunni lõpus, oli see, et ta oli nagu world came out of this and not from this. Ja ma olin mingi preach. Naised on ikka võimsad, mõtlen teile. Näonahk. Te ei kujuta ette, kui tore on olnud. Üks asi on olnud sellel aastal väga tore. See on mu näonahk. Et ma olen naine. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtavad. You don't have to be perfect to be worth it. Millistest harjumustest soovid lahti saada? Nii. Kindlasti mitte koristamine. See on ikka jube halb harjumus mul. Suhkur. Ma ostan iga päev suure tahvli karpatsarit. Väga halb. Kaua üleval olemine. Väga halb. Ennast teistega võrdlemine. Rämpsu söömine. Okei, las ta jääda. Ühesõnaga. On aeg see vlog kokku võtta. Ma olen ääretult tänulik, et te siiamaani vaatate videosi, sest et just kui ma täna ka seda rääkis, ma olin mingi, mu YouTube oli ikka nii alla käinud ja... Aga siis ma saan aru, et kui mul on mingi teatud grupp inimesi, kes väga ootavad mu videosi, siis ega lõppude lõpuks vahet ei ole. Mul on tore neid teha, neil inimestel on tore neid vaadata ja ma ei peagi ajama taga mingeid numbreid, see näide, ära võrdle ennast teistega. Ma ei mõtlegi kuskile kaduda siit. Teen üks aimatava treileri järgmises videos. Kuidas läheb mul spa-date tüdrukutega? Kuidas läheb meil Red Bull Battle'il? Me lähme siis Red Bulli Battle'it vaatama ja see tuleb väga äge. See on ikka suur tantsubattle ja ühesõnaga tuleb üks väga tore õhtu, ma arvan. Ja kuidas läheb minu MC sünnipäev? Me lähme minu MC sünnipäev puhul pildistama. Nii et ma olen väga elevil ja siin ma ei tea, mida selga panna. Ja ma miskipärast arvan, et ma vaibin sellist looki. Nii et võib-olla ma loon Photoshopiks midagi sarnast. Ma ei ole kindel sellest. Võib-olla ma loon midagi täiesti suust. Ühesõnaga ma mõtlen ja vaatan ja puurin ja mõtlen. Seda kõike ja väga palju muud näete siis juba järgmises videos. Mina tänan ja ilusat hommikupäeva õhtu jätku. Bye!